oleme jõudnud taaskord autoportaali müügistatistikani ning seekord mobiiliautokeskuses Tammsaare teel. On näha, et kõrgema päikesega on lahti sulanud ka inimeste ostuhuvi ning automüügitehinguteni jõutakse märksa enam. Vaadates numbritele natukene konkreetsemalt otsa, on näha, et märtsi numbrid on juba teistsugused. Veebruaris oli selge jahtumine võrreldes jaanuariga. Märtsi numbrid näitavad aga teistsugust pilti. Aktiivsus tõuseb ja kõikidele numbritele saame otsa kirjutada umbes 100 või enamgi. Huvitava muutusena on teinud märkimisväärse tõusu just premium-klass mudelitega BMW-lt, Audilt ja Mersult. Mudelite top muutus natukene praktilisemaks. BMW 3. seeria, Passati ja Octavia näol. Octavia tõusis taas top 3. Kuni 10-aastaste mudelite autode topis, nagu ikka, Škoda, Toyota, Volkswagen. Seekord me räägime hoopis Toyota asemel Highlanderi sõsarmudelist Lexusest. Kui 2 aastat vana Highlanderi saad sa endale 50 000 eest, siis selle konkreetse Lexuse hind on hoopis 63 ja see on aasta vanem. Küsimus on, miks peaks keegi võtma endale Toyota asemel Lexuse? Lexuse puhul on selge see, et siin on oluliselt rohkem nahka, siin on oluliselt rohkem premium tunnet, ekraanid, kõik see auto uks läheb kinni vaiksemalt. Kui teiste autode puhul sa saad aru, et midagi toimub ka väljapool, siis siin on vaakum. Nagu mobile esindaja meile ütles, siis Lexuse kõrvale ei ole müügimeest vaja, sellepärast et see auto müüb ennast ise. Kuid mis on peamine, mida küsid ükskõik milliselt Lexuse omanikult, siis selle auto hooldusteenusega on teistel väga keeruline konkureerida. Kohe näha, et talupojad on tulnud premium-klassi autosse. Vaatasime, et oi, kui nõme, siit on vaja tõmmata. Ei, see on häda jaoks, sellepärast et tegelikult sa paned siia käe peale, sa vajutad pöidlaga ja lihtsalt lükkad. Sellist konkreetset asja ma ühelgi teisel autol ei ole varem näinud ja eks ilmselt nendest detailides see premium-klass ja ka hind seisneb. Kuna me seekord premium-autodest räägime ja uhke Toyota on meil juba läbi käinud, siis lähme räägime Mersudest, mis on teinud samamoodi märkimisväärse tõusu. See, küll nüüd aasta uuem kui Lexus, poole väiksema läbisõiduga, mitte 30, vaid siis 12 000, on 4-veoline Mercedes GLC ja maksab samuti 63 000. Kui Lexus on niisugune tume, rafineeritud diplomaat, siis Mersu puhul on sul rohkem värvi, kosmoselaeva tunnetust ja niisugune tulesid-vilesid on mõnevõrra rohkem. Kui me odavas otsas ajame senti õhki, vaatame mida, kuidas, kuhu, siis selles hinnaklassis ütleme niimoodi, et tegelikult on valikut päris palju ja üsna selge on, et mida sa oma raha eest saad. Olgu see statistika nagu ta on, BMW on seal topis olemas ja tore näha, et numbrite sekka on ka väikseid, teravaid, erksavärvilisi autosid tulnud. Täpsemat statistikat vaata autoportaal.ee ja kohtume juba järgmine kuu uuesti.